Talguleeri grupiviisiline apokalüptiliste unenägude jõllamine jääb Maidla põhikooli saladuseks veel aastakümneteks. Süüdimatult vararonis võttegrupp Kiviõli Tuhamäe tippu. Haljastatud tehishiiglase embus viib talgupäeviku romantikalainele. Räägime kleidist, lembestseenist ja kostüümikunstniku ihaldusväärsest ametist. Siin on täna hommikune esimene võte ja ühtlasi viimane võte Lennaga. Lenna ja siis Raidi kohtumine. See võib öelda, et see on nagu natukene lembestseen või romantiline. Ja see oli üks ilusamaid stseene, mis meil on. Kuidas sinu jaoks lembestseen kui selline filmis on? Ei, seda on alati väga tore teha. Ma tundsin rõõmu, naudingut, igast erinevaid asju. Kuidas ennast tunned, kus sina pead lõpetama filmi? Tunnest on alustada on raske ja lõpetada on raske. Tõnuga koos. Ma arvan, et Tõnuga koos on super lõpetada seda filmi. Et ma arvan, et see lõpp tuleb hea. Sest et ma ei saa nagu rääkida, mis seal toimub, aga tegelikult see on äge. Räägi oma kostüümist meile, palun. Kleit punane. Pille Küngas on autoriks. Mis asju sa Pille Küngasega koos ajad? Igasuguseid kostüümi asju. Ta on üks minu lemmikõmblejaid. Mu nimi on Pille, täpsemalt Pille Küngas ja ma peaksin siis vastutama kostüümiosakonna eest ja seda ma ka teen ja olen siis kostüümikunstnik filmitargutel. Konkreetselt siis on nagu disainitud Lennale kleedid ja neid me siis näeme kontserdil ja siis näeme mäe otsas. Ja kuna meil on siis maailma lõpuga tegu, siis mina isiklikult nagu arvan, et võiks olla nagu selline glamuuri peal üles ehitatud teema. Kuna ma olen Lennale väga palju asju teinud, siis Lenna nüüd poseerib teile. See ei olnud mul probleemi see lihtsalt valmis teha ja öelda Lennale, et ta korraks läbi astuks, et me prooviks talle selga seda. Meil Pillega koostöö klapib niimoodi, et ta helistab mulle tule ateljeesse, siis ma proovin selga, siis on kleit juba valmis ja siis ta lihtsalt teeb viimased viimistlused. Ole palun, kena räägi oma abilisest. Minu abiline on Maret ja Maret on üks noor väga vapper tüdruk, kes siis otsustas tulla mulle filmitargutel appi. Maret hetkel on all, kui me nüüd allapoole vaatame, siis toimub järgnev võte ja Maret riietab siis järgmisi näitlejaid. Mina olen Maret ja mina tegelen kostüümiga, ehk siis mina jälgin kõiki pisidetaile meie võtteplatsil, meie riietuste juures ja panen ka kõik näitlejad riidesse, nii et iga stseen oleks täpne. Mida sa praegu tegid Tauri puhul, et sa siin pildistasid ja kirjutasid? Mis sa kirjutasid, mis sa pildistasid, ütle meile? Ma kirjutasin näiteks seda, et kuidas on kotilukk või selline, see on väga oluline, sest kui nad teevad duubeltseene, siis on vaja, et kõik oleks täpne uuesti alguses. Ja pildistasin muidugi, kuidas kostüüm on, et kui on vaja pessu või midagi, et siis on pärast uuesti taastada seda. Ma olen õppinud filmi, kuidas tehakse kõik need vaikust ja võtte ja muidugi ka kostüümi puhul, et kuidas tuleb jälgida detaile ja kuidas on võtte ja kõik selline. Ma mäletan siin küll. Kardad ikka veel üksi pissil käia? Maavärin! Näe, lendab pill. Elu on seiklus. Sellised need võitluspaarid muidugi peab vaatama, mis töödid olid. On jäänud